videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, siin me olemegi, esmaspäev käes, nagu sa näed. Ja täies väes on siin välja uuriv ajakirjanik Andres Raid, kes on välja uurinud jälle tont teab mida, aga kõigepealt olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadiot. Muidu oleks majas nagu kohe ühel suuremal üksusel kipub varsti tulema, kui vaadata, millised maksutõusud meid ees ootavad. Seega olge tänatud, ainult koos peame vastu. Kui meid laiali lõhutakse, siis see ongi jaga. Ja siis valitse, ühe kaupa tambi maha ja ongi tehtud. Aga nüüd siis herr Andres Raid ja kõik muud toredused, mis on ilma peal uudist. Uudist on kõvasti tegelikult ja see tegelikult on ka üks parast parasiitsõna tegelikult. Aga kuidas siis peakski rääkima? No really in fact. Ja muidugi. Algatuseks Marco Rubio, siin ei ole sellest muidugi räägitud, aga tegemist on USA riigisekretäriga. Meil nimetatakse teda Ühendriikide välisministriks. Tegelikult on ta riigisekretär, state secretary. No jah, aga eks igal asjal ole teatavaid vasteid, übersetzung või mis see oli? Übersetzung muidugi. Jah, et iga üks tõlgetab. Hea küll, olgu siis välisminister. Aga ta on natukene erinevalt paljudest teistest ja ka meie omadest süvenenud asjadesse. Ja tundub, et ta on kaevanud sealt, kus maksis või tasus kaevata, sest üht-teist on ikkagi leidnud ka. Kas sa mäletad, siin ajakirjanduses oli üsna kõvasti juttu sellest, ma ei pea nüüd kõvasti, et keegi kõvahäälselt rääkis, sellest räägiti muidugi ka nendes kanalites, mida on võimalik kuulda, ma pean silmas siis televisiooni ja raadiot. Aga ka ajalehtedes ei hoitud värve kokku kirjeldamas, kui jube on see, et USAID-i tegevust peaaegu et lõpetati ära. Väga paljud kontorid pandi kinni ja siis hakkasid kõik võimalikud MTÜ-d, kes olid selle otsas parasiteerinud sõna otseses mõttes muide aastaid ja need sajad ja tuhanded MTÜ-d tõstsid kõik lärmi taevani, et aga kuidas me nüüd edasi tegutseme. No MTÜ-d olid siiamaani tegutsenud selle jaoks, et ise ennast suuresti elus hoida. Nii oli üldine arvamus ja nüüd saame sellele ka kinnitust, sest Marco Rubio ütles, et küll on tore, et see USAID sai kinni pandud. Teda süüdistati, mitte teda otseselt, aga USA võime, kes selle kohutava tembuga nimelt selle kinnipanemisega hakkama said, süüdistati just selles, et väga paljud piirkonnad, mis enne said USAID-i abil kõik võimalikku toetust, nii rahalist kui ka materiaalselt koguti ju igasuguseid vahendeid ja kriisipiirkondadesse ja toiduabi ja riideabi ja tont teab, mis abi veel, rahaabi. Et nüüd jääb see kõik ära. Marco Rubio on kindlaks teinud, mitte isiklikult muidugi, eks ta ole seal neid abilisi ka. Ja ta ütleb niimoodi, et ainult, käigu pealt praegu tõlgin, vabandust, kui veidi konarlik välja tuleb. Ainult 12 senti igast dollarist läksid reaalselt abi peale ja ülejäänud, ta ütleb retsipientidele, ehk siis nendele retsipientidele eesti keeles. Vahendajatele või? Ei, kas otseselt pidid saama 12 senti, kes need pidid saama. Ja ülejäänud 88 senti läksid kõik need NGO-de, mitte valitsusorganisatsioonide endi ülalpidamiseks ja nende elustandardi kindlustamiseks. Nii et siis 12 senti ühest dollarist läks nendele, kes pidid seda saama, 88 senti igast dollarist nendele, kes seda asja korraldasid. Aga nii need asjad muide püsti on pandudki. Siin Eestis, kui küsid nende igasuguste MTÜ-de ja pagulasabid ja kõik, palju neid on igasuguseid, nad toovad sulle kohe ette mingisugused miljonid, mida nad on igale poole jaganud. Ja kui küsida ainult üks küsimus, aga millest te ise elate? Tulid praegu kohvikust, sa maksid seal ju selle kohvi eest või siis selle õlleklaasi või võileiva eest või saiakese eest. Sa maksid ju mingisuguse rahaga. Kust sa selle said? Palk ju.
kus sa seda palka saad, millest see palk moodustub. Ja siis hakkabki see tõde tegelikult välja kooruma, milleks, mismoodi ja kuidas. See ei ole mitte ainult selle nende pagana igasuguste välisrahadega, niinimetatud Euroopa rahadega ja kõik see, vaid see on ka omas igasuguste fondide rahadega, mida keerutatakse, krutitakse, jaotatakse vastavalt nägude sobivusele, vastavalt igasugustele kas tegevustele või tegevusetusele, peaasi, et ei hakka torkima, peaasi, et ei õienda, peaasi, et ei tõsta kisa ja peaasi, et ei osuta näpuga. Ja sellisel viisil. See kindlustab sulle nii valijate baasi, see kindlustab sulle lojaalsuse, see kindlustab sulle palju muid asju. Ja tegemist nagu selle Rail Baltica puhul. See Rail Baltica on muide kindlustanud muretu äraolemise väga suurele seltskonnale. Tähendab, võrreldes Eesti rahvaarvuga ei ole see kuigi suur muidugi. Ja kindlustab edaspidigi, alates tema loomise hetkest ja ideest alates. Sa mõtled, et see on niisama, et kuidagi. Ja nüüd tehakse ja ainult, mida ei suudeta välja mõelda, no mitte üheski ka kõige halvemas unenäos, on see, mida ja keda, kust ja kuhu te vedama hakkate. Meil on ainult selline suur, lööklause, aga kes ei tahaks Euroopasse 10 tunniga või 10 minutiga, ükskõik vahet ei ole. Tahaks muidugi, iga päev terve Eesti rahvas, nagu üks mees hommikul rongi õhtul tagasi, Berliinis, Varssavis, mõlemas käidud nagu supsti. Turismi edendatud, raha sinna viidud. Loomulikult. Ja nii edasi. Muide sellest MTÜ-de teemast oli juttu Nõmme raadios juba 10-15 aastat tagasi. Ja küsimus oli just selles, et tekkis kerge pahandamine. Et teie kogusite raha, ütleme, pidi saama see õnnetu, keda te abistate. Ütleme 10 000 eurot või krooni, te kogusite 70 000. Ja õigustus oli, aga neile tuligi ainult 10 anda. Aga ülejäänu eest südamlik tänu teile, küll me vaatame, kuhu me selle paika paneme. Meil oli vaja paberit osta, meil oli vaja tinti osta, meil oli kuivatuspaberit vaja, meil oli vaja käia nõupidamistel, meil oli vaja seda organisatoorset kulud, selle ja selle konverentsi ja seminari ettevalmistamine, selle kohtumise korraldamine, ettevalmistamine ja läbiviimine. Puhkpilliorkestrid. Catering. Ja, kõituke ei tohi ju tühi olla, see ajab tigedaks. Aga praegu, Andres, ma vist saatsin sulle ka selle ilusa lototroni idee. See on, vaata, tead ma siiamaani hästi ei usu. Ei, nii on. Nii ongi muide, päris tõsiselt on. Et sa saad kohtus karistatud ja sul on valida, kas sa maksad riigile või MTÜ-dele, tsipa-tsapa sinna-tänna. Just nimelt MTÜ-dele, mis puhul mingi asja edendamiseks ja nii edasi. Aga siis võiks tariif ka olla. MTÜ on tunda, teada. Meil on muide ka tekkinud juba poliitilised klannid, mis on perekondadega. Juba võrdlemisi ammu on tekkinud. MTÜ-dega nad on kõik seotud, mitte kõik jällegi, absoluut ei ole õige kasutada, sellepärast, et on olemas ka teistsugused variandid. Loomulikult. Suur hulk. Ja nad on seotud. Ühesõnaga lõin mehe maha, see on kui palju ja kellele on kohtuotsuses kirjas. Muide, mis puutub kohtuid, kunagi me võtame selle asja siin ette, kui mõned protsessid on läbi saanud. Praegu on protsessid pooleli ja ei ole lihtsalt soliidne ega viisakas. Ja võib-olla isegi ei ole seaduslik neid kuidagi lahkama hakata, kui nad veel lõppenud ei ole. Ei tea, mismoodi lõppevad, aga kunagi me tuleme paari vägagi huvitava protsessi juurde. Senikaua muide rahuldame ennast, aga vaimselt, ja just nimelt. Riigipea on täiesti tavaline tekst. Aga kui hakkad süvenema, nii pea kui hakkad kaevama või kuidagi moodi liigutama või küsima, mis üks või teine asi tähendab, mida selle all mõeldud on, siis läheb täiesti jaburaks. Ja muide, kui küsid asjaosaliste käest, siis reageeritakse tavaliselt kuidagi kas agressiivselt, põlastavalt, igal juhul, sest öelda ei ole ju midagi. Olgu pealegi, riigipea kuulutas välja 5 seadust ja jällegi kasutan paberit, sellepärast et
see on niivõrd autentne tekst, siia midagi juurde panna või siit midagi ära jätta. Nagu ütlevad klassikud, mida rohkem paberit, seda puhtam tagumik. Õige. President, paber, elu pidigi olema nagu tualettpaberirull ja pole mõtet seda igasuguse pasaga, vabandust, määrida. Jah. President Alar Karis andis heakskiidu 5 seadusele, mis puudutavad elektriturul saartalitusvõime tagamist, tööstushüvitiste maksmist, ulukite jahti, taastuvenergiale üleminekut ning ühinemist rahvusvahelise demokraatia ja valimisabi instituudiga. Juba esimene, see saartalitus on selline, et 99% lihtsurelikest ei oska aimatagi, mida kurat see veel tähendab. Ma võin ära tõlkida, aga milleks on see saartalitlus, see mingisugune termin või selline sõna, see on lihtsõna, kasutusele võetud. Ta ongi ekstra selle jaoks, et keegi ei saaks aru, mida see tegelikult hirmsam oleks. See tähendab iseendaga hakkama saada. See tähendab, et me toodaksime nii palju ise elektrienergiat, kui meil vaja on. Saaksime hakkama ilma teiste abita, selleks on isegi natukene võõrsõna moodi küll, aga on olemas sõna autonoomia. Ehk siis me oleme autonoomsed ja me ei sõltu ei sellest juhtmest, teisest juhtmest, kellestki otsusest või mingisugusest määrusest. Me saame ise üksteisega hakkama. Ja nüüd algab see sõnade mäng. Elektrituru seaduse, kas siin on meil mingisugune turg või? Nad nimetavad seda turuks. Mis on turu ja kaupluse vahe? Turul saab tingida, kaupluses teoreetiliselt on konstantse hind ja... Turul on kes? Turul on kaupade omanik oma kaubaga. Või tema lähisugulane või usaldusisik. See on juba müüja. Sellel ei ole... jah, õigus. Sellel ei ole kauplemise õigust. Jah. Talle on antud hind ette. Vaat selle hinnaga müüd. Ja ongi kõik. Kauba omanik võib sulle selle kas või niisama ära anda. Selles ongi. Kaupluses töötavad ka töötajad, kellel ei ole mingit tingimisõigust, kes lihtsalt saavad selle tehtud töö eest seal palka ja ongi kõik. Nüüd elektrituru seadus. Meile öeldakse, et meil on börs ja elektriturg. See turg toimib teadupärast mingites tingimustes. Kes on meil selle turu ja börsi omanik? Sa küsi võt selle samase presidendi käest, kelle oma see kõik on. Ehk kes on selle kogu kauba tegelik omanik. Nii börsi kui turu kui kõik selle kupatuse, mis siin on, selle omanik. Siin hakkab siis mingisugune jutt, et Eesti Energia ja Elering, tühi jutt, kallid sõbrad, ei ole nii. Terve see börs ja niinimetatud elektriturg kuulub ettevõttele, mille nimi on Euronext. Euronext, te ei ole seda eriti tihti kuskilt kuulnud, te ei ole selle kohta ka eriti kuskilt midagi eriti lugenud. Sellepärast see firma ei armasta avalikkust, ta tegutseb juba varsti 200 aastat. Tema käive on aastas umbes 6-7 triljonit. Võimalik käive siis? Ei, mitte võimalik, vaid nii ongi. See on Prantsusmaa ja Saksamaa kokku pandud. Ja on sellised firmad, mis seda kõike omavad ja siin hämada ja rääkida mingisugusest elektriturust, mis iseennast reguleerib, kus keegi midagi pakub. Need niidid jooksevad väga kõrgele ja väga kaugele ja omanikud teevad sellega täpselt seda, mida nad tahavad. Ja kui see on sama jutt, nagu siin keegi hakkaks rääkima, et meil asuvate pankade mingisugune eesmärk on üha paremini rahuldada töörahva. Eesti pankade siis, jah. Jah, niimetatud Eesti pankade, milledest LHV on minu meelest Eesti pank. No tähendab Eesti omanike oma. Palju seal välismaa aktsialääri on, ma ei tea, aga põhimõtteliselt olgu pealegi suures laastus. Teised on ju mujalt. Nii.
Ja nagu nende esindaja keegi ütleb, et meie soov ja eesmärk on rahuldada siin mingisuguste klientide huvisid. ja see on räigemast räigem vale. no see on suhteliselt õige ka, sest klient tahab midagi saada. pankade ülesanne, neil ei ole eesmärki, eesmärgid on pankade omanikel. panga ülesanne on, pank on vahend omaniku käes mingite asjade toimetamiseks. ja see mingi asi on ainult üks asi ja selle nimi on kasum. punkt. rohkem mitte midagi. kui selle kasumi nimel on vaja valetada, õiendada, sirge kõveraks rääkida ja vastupidi, siis seda ka tehakse. ja tehakse seda loomulikult viisil, et see lehm, keda parasjagu, kelle kõik 4 nisa on lüpsimasinates, seisaks vagusi, et tal ninaesine oleks olemas ja ta mõtleks mingisuguse järgmise kevade peale, kus tal jälle pull ette veeretatakse. mis sest, et see tuleb võib-olla kummisaabastes ja suure pika kindaga, aga olgu pealegi. nii, elektrituru seaduse muutmise seadusega luuakse saartalitusvõime tagamise teenuse regulatsioon. saartalitusvõime tagamise teenuse teenuste eest tuleb maksta. mis võimaldab alates 2026. aastast hoida vajaminemas vahus elektri tootmisvõimsusi. hoida võimsusi, mitte tagada, et sul on elekter, vaid hoida võimsusi. milles see võimsus on? ma tean, et võimsus on N on selle märk, aga et kindlustada elektrisüsteemi stabiilsust ning võime iseseisvalt hakkama saada olukorras, kui riik peaks olema eraldatud Balti riikide või Mandri-Euroopa elektrisüsteemist. no see on arusaadav. saartalitusvõime tagamise teenuse tagamiseks. saartalitusvõime tagamise teenuse tagamiseks. tagamiseks. Auf Estnisch bitte. teeb Elering tehnoloogia neutraalse riigihanke. tehnoloogia neutraalse. kui nad räägiksid eesti keeles, nad saaksid ise ka midagi aru. tehnoloogia neutraalse, see tähendab, et tehnoloogiat ei ole. nii või? süsiniku neutraalne, see tähendab, et süsinikku ei ole. on, me oleme niimoodi viimasel ajal aru saanud. nüüd on tehnoloogia neutraalne, see tähendab, et siis tehnoloogiat ei ole või? aga milline on tehnoloogia neutraalse tehnoloogia saamiseks? no neutraalne see ei ole päriselt, et teda ei ole, ta neutraalselt on no.. ta nagu on ja või mis asja? aga mida ta? no vot, ma olen füüsikute, ma olen elektriinseneride käest küsinud, keegi ei saa aru. aga president kirjutab alla. ja selle peamine tingimus on, et elektritootja peab olema võimeline pakkuma tootmisvõimsust järjest 10 päeva. ta pakub seda, aga keegi ei võta vastu või? mitte elektrit ei pea pakkuma, vaid tootmisvõimsust. võime on ja võimsus on, aga hakkama ei. tead, see on nagu sportlane, kelle treener ütleb, et või ta ise räägib, et no minus on see võime ja võimsus hüpata 10 meetrit kaugust täiesti olemas. siiani üle 5 meetri ei ole saanud, aga see võimsus on olemas ja selle tagamise tingimuseks on 870 000 mulle arvele homme hommikul. see on, vaim on valmis, aga liha on nõder. jah, ja siis ja siin ilma tehnoloogia neutraalsuse tagamiseta 10 meetrit ikkagi ei tule. tehnika neutraalsus, tähendab tehnika jätab veel soovida, aga võimsusi on. kui sportlane sulle niimoodi seletaks, mis sa selle peale ütleksid? saartalitusvõime tagamise teenuse hankimine, nüüd on juba tagamise hankimine. saad aru või? no see tähendab, et nüüd aetakse nagu teiste kraesse. ei, teenus, tagamise hankimine, ühesõnaga tagamist hakatakse nüüd hankima. riigihankega siis või? hinnanguline kulu on 34 miljonit eurot aastas, aga vaata, see on selge, 34 miljonit. ja ilmselt on ka see selge, kuhu see 34, millistele arvetele see läheb. see on teenuse otsimise tagamiseks. vabandust, mitte otsimise, vaid hankimise.
kes on hanke tagaja? No jah. Nii, muudetud seaduses on sätted, millega vähendatakse topeltmaksustamise kaotamise kaudu, elektrisalvestuse opereerimise kulusid. Elektrisalvestuse opereerid salvestust. Jah, ja see oli veel topeltmaksustatud. Jah, nüüd enam ei ole siis või? Aga kes ta topeltmaksustas? Ja millega see kompenseeritakse? Oda, kus see elekter sul salvestatud on? Või on sul võimsus salvestatud? Või on hankimine salvestatud? No see on see vaimu valmisoleku osa, aga see liha osa... Vaimu valmisoleku osa ja see maksab 34 miljonit. Just! Selge. Elektriarvete nõudeid ja võetakse lõpptarbijate juures kasutusele kauplemisperioodil netomõõtmise põhimõte. Kauplemisperioodil, nüüd on, kas sul on olnud elektritarbijana kunagi mingisugune võimalus kaubelda selle energia või selle elektri hinna üle, mis sulle sinna Stepsnisse laekub? Mul on olnud võimalus lolli mängida ja pakette vahetada aina kiiremini ja kiiremini, aga ma ei ole seda... Aga kas sul mingi kauplemise võimalus on olnud? Ei. Kel jõud sel õigus. Nii et ei tea. Aga siin on muidugi, me oleme rääkinud kakistokraatiast ehk siis rumalamate ja halvemate võimust. Kõige hullemad pannakse valitsema ja siis on hea naerda, et küll on ikka kuradi lollid. Aga kuidas see süsteem töötab? Kuidas on võimalik, et see kakistokraatia kui selline üldse tekib? See ei ole muide uus nähtus. Ja see ei ole mitte midagi taolist, mis oleks Eestile unikaalne või siis Euroopa praegusele liidule. Sellest on räägitud ammu. Vilksamisi on sellest kirjutanud isegi Rousseau oma ühiskondlikus kokkuleppes. Sellest on muide Machiavelli, kellele millegipärast pannakse süüks, et ta oli hirmus küünik, jõhkard ja ma ei tea mida veel. Ausalt kirjutas ju. Ja muidugi. Ja neid on, antiigist leiab neid autoreid ka, kes on sellele tähelepanu juhtunud. Ehkki poliitikast ja valitsemisest kiputakse reeglina rääkima nii, nagu see kellelegi tundub või lähtudest sellest, milline see ideaalis võiks olla. Isegi, siin on selline paradoks, et isegi olemasolevat kõikide oma vigade ja puudustega kirjeldatakse tihtipeale poeetiliselt ja kujutatakse teda hoopis paremana ette, kõikvõimlikes kirjutistes ja kõnedes, kui see tegelikult on. Kuidas see võimalik on? See on võimalik... Kõigepealt, meil on ka kaasaegsemaid autoreid, kes on antud teemat käsitlenud. Need on siis Parkinson ja Peter. Ja mõlemad nemad on kirjutanud kaunis lustlikus ja suti isegi koomilises vormis. Ja Peterile tehti ju ettepanek, et tehke kas naljaraamat või tõsiteaduslik uurimus, kus on sõnastus umbes nagu sa siin presidendi oma ette lugesid. Aga katsume kuidagi pakkuda kaasamõtlemiseks lihtsalt kuulajatele, vaatajatele mõned niisugused postulaadid, lihtsalt. Tihtipeale ju öeldakse seda, et targem annab järele. Meil on juba folkloor on ääretult tänuväärne allikas rahva sellise etnose mentaliteedi mõistmiseks ja selle kirjeldamiseks. Näiteks targem annab järele. Miks pärast targem peaks järele andma? Seepärast, et nii. Ja siit hakkame siit kuidagi moodi vaikselt rullima. Näiteks, mis eristab lollpead ja tarka inimest? Vaata, tark saab oma tarkust demonstreerida mingi teatavat tasemeni. Ja sealt mitte edasi, sellepärast, et ütleme, et tark inimene, kas näiteks või elektrimajandusest või füüsikast või siis taimeteaduses või siis Tont teab milles veel, kas või ühiskondlike protsesside asjatundja. Neil on omadus kahelda. Neil on omadus analüüsida. Tubito ergo, cogito ergo sum. No muidugi.
tuubitult kahtlen, tähendab elan ja mõtlen ja nii edasi. No loomulikult kõik, see oli juba vanasti, õige vanasti. Ta ei paku sulle üht ja ainukest lahendust ja see ei tule niimoodi nipsust. Hops, ma tean suurepäraselt, kuidas see käib kõik. Ei, ta võtab endale natukene aega, et mõelda, et süveneda. Ja siis võib tulla isegi pärast kõik pikemat mõttevahetust järeldusele. Jah, võt ma ei oskagi siin selle kohta enam midagi öelda, sellepärast et minu mõistusest siin enam ei piisa. Peaks pöörduma kellegi poole. Selline ebakindlus, selline teadmatu olek, kellele see meeldib. Kui laval on kõrvale panna puupea, kes ei kahtle mitte milleski, kelle ainukene võime on tajuda, millal õigel ajal õige asi vale välja käia, õigel ajal midagi kas või teostamatut lubada. Ta kõlab hoopis ja näib ka täpselt samamoodi näeb välja hoopis veenvamana. Ja keda on siis eriti igasugustel kriisihetkedel, keda on rahval rohkem vaja, kas mingid kahtlevad küünikud, kes on küll asjatundja, aga ta ei paku üheselt võetavaid lahendusi ja mis kõige hullem, ei ole vaja mingeid lahendusi, rahvas ootab eriti pöördelistel momentidel, mida? Käske, selgeid ühevõttelisi käske ja seda ka veel, et oleks niisugune õigustus, kuigi tundub, et see käsk on ju täiesti jama, täiesti jabur. Sellisel juhul on otsekohe ka kõikvõimalikud sanktsioonid, mis järgnevad, kui sa selle käsu järgi ei talita ega toimeta. Sul on otsekohe seljas, see õigustab, no kuule, mis ma teha sain, ega karistus on ka, ehkki mu oma mõistus võib-olla natuke isegi ütleb, et oi, pagan võtku, et see ei saa ju õige olla. Niisiis, kõik need asjad, laval on 2 tükki, kahtleja, puupea, tark kahtleja ja puupea. Kõikidel nendel, kellel IQ kipub kuskil üle 120 olevat. Nende puhul nad kipuvad mõtlema liiga keeruliselt. Suurele osale publikumile jäävad nende mõttekäigud arusaamatuks. Sinna juurde pane veel siis see kõhklus, kahtlus ja kõik igasugused muud asjad. Ja võta teine puupea, kellest saadakse aru küll, et ta on puupea. Aga ta on tegutsev, ta tahab otsekohe tegutseda, võib-olla ta loob selle näilisuse. Ja ta leiutab sulle otsekohe vaenlase või põhjuse, kelle kaela kõik ajada. Reeglina on läbi ajaloo leiutatud vaenlane. Otsekohe mingisugune, kas sisevaenlane või välisvaenlane. Kui siin on võimul mingisugune raudbetoonipartei, siis on süüdi kõigis puupartei. Ja kui puupartei on võimul, siis kõikides puukide ilmumises ja ükskõik maha raiumises, see on raudbetoonipartei on selles süüdi. Ja tuleb leiutada vaenlane või siis leiutada hoopis vaenlane kuskilt piiri tagant. Luua see kuju, kõik on lubatud tänu sellele, kannatame ära, küll kannatame ära, targem annab järele, meie anname järele, sellepärast, et küllap kuskilt teatakse. Ja kui tähele pannakse, keegi paneb tähele, siis millegipärast ega meile ei selgitata enam ammu midagi. Kõik on käsud, keelud, korraldused. Ja see administratiivne ruum, milles opereeritakse, see tähendab, et see seadusandlus, kui te vaatate, ta ei anna teile täiendavaid võimalusi millekski, mingiteks tegevusteks, mingiteks mõteteks, ükskõik milleks, vaid see administratiivne ruum, ta hoopiski kahaneb kogu aeg. Siit võetakse kokku, see õigus maha, siit natuke kitsamaks, siit natuke väiksemaks, ta kogu aeg aheneb ja aheneb. Ja seda ei tehta korraga, sellepärast, et see on see nagu see konna keetmine, täpselt samamoodi. No vaikselt, kannatame ära, hakka nüüd sitta torkima jällegi folkloorist, palun väga. Läheb veel haisema, pole mõt, mis nüüd mina ja nii edasi. Ja siin ongi see paradoks, et need on 2 sorti minijad, ühed on eesminijad ja teised on eest ära minijad. Ja siis nendest targematest ja helgematest peadest kõigepealt kujundatakse välja keskkond, kus nad on esiteks tõrjutud, teiseks viiakse see suurem osa rahvastikust enda ehk siis nende tohmanite tasemele ja siis need veidrikud, need mõtlejad tunduvad veelgi veidretamana. Ja siit hakkamegi otsima, kuidas, tähendab lihtsalt mõned mõtteoksad, kui te
juhtute mingisuguseid tekste lugema või vaatate, mida teile räägitakse, katsuge võtta selle koha pealt ja kasutage oma pead ka. Kui ei tea, ei ole ise kuskil kindel, võtke äkki mingi raamat ette või katsuge kuskilt. Teate, et see, tema vist teab või oskab juhatada allika juurde, proovige. See on muidugi üsna tüütu, sellepärast et siis te hakkate üha rohkem ja rohkem avastama seda, kuidas teid igapäevaselt tüssatakse ja kuidas teiega mitte ei suhelda, vaid kuidas teid koheldakse. Kuidas teisse suhtutakse. Aga seda ei pane tähele, sest inimene harjub niisuguste asjadega, millega ei tohi harjuda. Harjuba võid isegi ära, aga vaata leppida ei tohi. Kui sa selle kõigega lepid ka veel, vaata siis on halvasti. Meil on need kaks terminit kokku sulanud. Võib-olla küll, jah, võib-olla. Nii, kuule, aga nüüd läheme oma tavalise niisuguse aja juurde. Me läksime nüüd väga filosoofiliseks võib-olla, tüütasime rahva ära. Minu daamid ja härrad, ikkagi palun lugege Piiteri printsiipi. Võtke kas või Nõmme Raadio Meediapangast või kadunud Rahvaraadio Seltsi leheküljelt. Katsuge omandada sellest mõned näited, just nimelt omandada, mõista, tajuda ja hakata neid näiteid igapäevaelus ära tundma. No võtame kas või need viimase aja need suured asjad, kas või see COVID-i epideemia, nüüd see kliima. Vaata nüüd see kliima jauramine muutub kogu aeg väiksemaks ja väiksemaks, sellepärast et Donald Trump on hakanud mingisuguseid muudatusi tegema. Aga mitte, ja niipea kui keegigi julgeb milleski kahelda või midagi küsida. Võt siin, ega kui inimene küsib, ta ei ole loogiline, et inimene näiteks teab kliimast kõike. Ta ei tee ilmastikku ja kliima vahet, näiteks isegi vahet. Mis kliima teil on? Meil on subtroopika, mida see tähendab? Aga meil on selline parasvöötmeline, mis see tähendab? Aga mis meil on? Ja nii edasi, nii edasi. Isegi kui küsima hakkad, reaktsioon sellele on peaaegu eranditult, kas agressiivne või põlastus. Põlgus kõige selle vastu. Kõik ju teavad, sina loll nüüd ei tea. Aktuaalne kaamera ju näitas ja leht ju kirjutas ja raadio rääkis. Jah, ja meie asi on tegelikult hetkel võidelda. No siin Rait tõi välja rahvatarkusi ühe konkreetse rahvatarkuse vastu. Ja see on, mis raibe täna, see raibe homme. Kui me tahame seda, ma ei tea, eksisteerimise, vegeteerimise vormina säilitada, see on iseasi. Kõrvalt lonti ja käpuli maha. Aga läheme su õudust äratavate pealkirjade juurde. Juhtkiri. Eesti peab oma droonivõime maailma parimale tasemele viima. Võime on, aga tahtmist ei ole. Tahtmist on, aga võimet ei ole. See meenutab ühte vändagängsterit, kes oma pensionias kõike kuidagi moodi meenutas. Mida see tähendab? Peame, muide, peame ja peab on praeguse aja üks selliseid ja tuleb on teine, mitte selles mõttes füüsilisele, kas külla tulemisele või lähenemisele või mitte kui tulema klassikalises mõttes, vaid tuleb teha, peab tegema. Nada Fedja. Ja see on fraas, mis ei kohusta mitte kedagi, mitte millekski. See on loosung, mida on väga mugav püsti ajada ja mille eest mitte keegi ei vastuta ja et see lisaks kõigele ei tähenda ka mitte midagi. Mis tähendab, et droonivõime on maailma parimal tasemel? Kas meil on neid 66 miljonit või on üks ja see on kõige suurem ja kõige vägevam või mida see tähendab droonivõime? No, jah. Droonivõite. Ma saan aru, mõned sportlase, näiteks võrkpalluritel on harukordne hüppevõime. Skuubakas hüppas 99 sentimeetrit, kui ma ei eksi maast.
puusast mõõdetakse. muide, tõstjatel on väga kohalt hüppamise võime meeletult hea. võib arvata. jah, tõstjad, päris tõsiselt, uskumatud, nad suured, tugevad. tahtsin öelda mehed, no see on ammu juba, kui saab oma, ma ei tea, mitusada kilo üles, viskab kangi maha ja kui ta siis hüppab. oi. ja kohalt kaugushüpe on ka nüüd tõstjatel muide, vot see on hüppevõime, näiteks loomadel on hüppevõime, aga droonivõime. kas siis, et droonil on võime või? ei, meil on võime. drooniga. ja droon. no vot, ja siis tulevadki need pealkirjad, mis ei tähenda absoluutselt mitte midagi. kõigepealt on juba selge, siin ei ehitata algusest lõpuni valmis mitte ühtegi drooni. mitte ühtegi. Need on osad kohad maailmas, kus need jupid tuleb. kui siin keegi midagi kokku võib-olla paneb, see on teine asi. muidugi siin on üks selline asi, et Kaitseministeeriumil on antud õigus litsentse välja anda. saad kuskilt mingisuguse raketi näiteks, värvid selle tumeroheliseks, annad sellele välja litsentsi, paned talle veel mingisuguse kirja peale Estonia. võid litsentseerida seda kui enda toodangut. Kaitseministeeriumil selline õigus muide on olemas. nii et ta võib ükskõik mis asja kuskil toodetud omaenda toodangu pähe kas maha müüa või lahinguväljale saata või lihtsalt näitusele üles seada. väga ilus näeb välja. juriidiliselt korrektne. juriidiliselt muidugi. nii, aga edasi. RMK vastab väidetele kuuseistikute hävitamisest. proovime leida lahendust, kuid tasuta me neid ära ei anna. kas proovime leida lahendust tähendab seda, et me leiame lahenduse või? kuskil oli minu meelest geniaalne, keegi poliitik ütles, seda on tsiteeritud hästi palju. lahendus on see, et meil tuleb leida lahendus. jah. kui RMK-s ei ole ühtegi inimest, kes on suuteline lahendama küsimuse, siin on hunnik kuuseistikuid, mida meil tarvis ei ole. siin on terve hunnik inimesi, kes neid kuuseistikuid vajaksid. kes võiksid need tasuta maha istutada, et nad kasvaksid ja oleksid riigile kasuks, no ja rõõmukski. ja seoksid CO2 ja nii edasi ja aga olgu. tähendab uskumatu, aga näed, nii on. EPL Delfi artikkel, siin on mingisugune number ka. sõnastatud on selliselt. Eesti riigi säilimise, hakkan otsast peale, see on väga tähtis. Eesti riigi säilimise tagab ainult USA vägede kohalolek. mis asi siis säilib, kas eestlane jääb ka alles või? ei tea, Eesti riigi säilib, see tähendab, et mida me siin siis riputame. RMK-d ja kuuseistikud ja elektrisaar, talitlus ja veel igasugused muud asjad, milleks seda kõike vaja on, kui see kõik muutub nulliks, kui USA sõjavägi ära läheb. ainult USA? ainult, just nimelt. kui midagi ei toimu, aga USA sõjavägi on kohal, siis see tagab. Andres, kas ammustel aga miks need inglased siis siin veel on, ma ei saa aru. kas 30-ndatel oli ka juttu, et Eesti riigi säilimise tagab ainult Vene baaside kohalolek? Nõukogude baaside. Nõukogude, jah, vabandust. ja oli küll muidugi, aga see oli 30-ndate lõpus. jah, sellepärast, et tuletame meelde, tol ajal oli vaenlane number 1 siiski sakslane, peeti. no see oli jah, need orgulüütlite legendid ja. oli küll. nii, sõjapäevik, eriti need andekad autorid meil, nagu nad kõik kirjutavad selle sõja kohta. Läti luure õpetab, kuidas teha vahet matkajal ja Vene spioonil. vaat see on hea. ja tead, mis üks on, mille järgi tunned kohe ära, tegemist ei ole matkajaga, vaid on Vene spiooniga. halb hügieen, küünealused on mustad, pesemata, haiseb, järelikult Vene spioon. no ta tükk aega metsas võib-olla käpuli roomanud. aga ma ise jäin mõtlema, aga kuidas sa siis vahet teed, kui on Vene spioon ja matkab ka. jah.
kuidas tuleb siis? matkates Soome saunast. no käe peal on Hiina kell ja taskus Xiaomi telefon, Hiina telefon. ja põõsa taga on peidetud Škoda tüüpi sõiduauto, mis viib ta Belgia pirukaid sööma. no ja. ühesõnaga jälgige, kui te varsti kas lähete Seenele või Marjule, jätke meelde, kuidas teha vahet Vene spioonil ja lihtsalt matkajal. kui te kõnnite Tallinnas üle Raekoja platsi, hoidke silmad lahti. ja nii, rahajälgedel õpetatakse meid. Eesti eksporditurud peavad muutuma, oleme piirkonnas erilises seisus ja see ei ole hea. ühesõnaga Eesti eksporditurg peab muutuma, mitte ei pea muutuma see toodang, see suhtumine ja kõik see tehnoloogia, mida me siin teeme, vaid turud peavad muutuma ja mugandama ennast meie järgi, tuleb välja. no ega nii see kõlab. see tähendab, et me muudame need turud ära endale vastavaks. no ikka. sest see, kui nad erinevad, siin on öeldud, see ei ole hea. Eestlane on ju looduse kroon. Eesti on liiga sõltuv Euroopa Liidu, eriti Skandinaavia turust. no ärge siis oleme sõltuvad. Lähme ära sealt. Eesti äridiplomaatia kuldajastu võib läbi saada, riik vaatab erasektori poodi. mis see äridiplomaatia kuldaeg oli? millal see oli? no siis kui Vene turg oli lahti või ma ei tea, millele siin vihjatakse. ei tea. Lähiaastatel tuleb vahetada välja üle 70 aukonsuli. Aukonsul on see, kes on liiga vana, et olla päris konsul või? ei tea, kuidas see nüüd sõltub siis konsuli väljavahetamine, vahetasime välja, siis Euroopa turg muutub või? Aukonsuli vahetame välja. Aukonsuli vahetame välja, siis turg muutub. ja meie sõltuvus, kuidas see oli Euroopa Liidu ja Skandinaavia turust väheneb, nii või? vaata, see on poliitika. Aa. See käib üle meie selle samuse. nii, Välisministeeriumi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi värskes äridiplomaatia memorandumis on kirjas, et Eesti on viimastel aastatel teinud meie ettevõtete uutele turgudele aitamisel väga head tööd, kuid meie rõhuasetused peavad muutuma. Äridiplomaatia kõrgaeg võib aga peagi läbi saada, sest rahastus kaob. Äridiplomaatia rahastus kaob. enam ei pea siis viisakas olema või? või enam ei maksta diplomaatidele raha või äridele ei maksta peale enam või noh. no see on see mõistujutt, kurat. mõistujuttu ma räägin sulle veel. Tallinna Filmistuudio sai uue nime. mis sa arvad, mis selle nimeks sai? Fucking good. ei, Tallinna Filmistuudio. no ma ei tea. Tallinn Film. Déjà vu. Tallinn Film on nagu olnud kunagi või ei ole või tundub meile siin mõlemale. Déjà vu. ma mäletan, et oli isegi selline latern, noh, Tallinn Film. selline latern, mis kustus ja all oli kiri siis filmide lõpus oli Tallinn Film. Harju tänav. Harju tänaval. Kaupmehe tänav ja. jah. see oli Tallinn Film, Tallinna Filmi lao. oota, aga kui see on nüüd see Tallinn Filmi nimi, see on kohe nagu Messias, et tuleb tagasi. Tallinna Filmistuudio uueks nimeks saab Tallinn Film. niisugune on pealkiri. ma loen sulle pealkirja, ega. ei tea, kui palju selle nime väljamõtlemine ka maksma läks. no mill tuli ikka ära. arvad? ma arvan küll. nii, muide. tuli praegu täiesti kogemata kombel tuli meelde, et vaata, kui nüüd olid jälle Rumeenias olid presidendivalimised. esimene voor muudeti ära, sellepärast et seal sai võimule keegi mingisugune tegelane, kes ei olnud Euroopa Liidule meelepärast
ja siis väidetavalt olevat ka mingisugused Vene teenistused igal pool sekkunud ja tänu sellele hullutati rahvas ära ja see valis endale selle hullumise vaimus mingi presidendi, mis Euroopa Liidule ei sobinud. Agraarmaa, neil ei ole siis e-hääletust või? Euroopa Liidu tegelased ütlesid, et see ei lähe kohe mitte, muudeti ära ja nüüd valiti uus. Ja nüüd Pavel Durov on tead kes? Ma esimese hooga loomadresseeri. Jaa, ei, see ei ole see. See on Telegrami kanali väljatöötaja ja omanik. Jah. See Durov, ta elab Prantsusmaa. Ja tema rääkis, et Prantsusmaa eriteenistused olid ta välja kutsunud ja andsid korralduse maha võtta kõik Rumeenias Telegrami rakenduses kõik võimalikud lingid ja seosed, mis on seotud selle teise poole reklaamiga. Nii et kõik võeti maha. Ja tuubeldati hoopiski neid, mis olid seotud vastaskandidaadiga. Me ei ütle, et üks kandidaat oli hea ja teine halb, lihtsalt. Kui nüüd räägitakse kogu aeg sekkumistest valimistesse, kas see võis olla sekkumine või ei võinud olla sekkumine? See oli sekkumine Durovi ärikontseptsiooni. Mitte valimistest? Mitte valimistest. No siis on selge, olgu. Nüüd ma konfeks olla, kallis sõber. Ligi ütleb niimoodi, Jürgen Ligi. Tuletan meelde, Jürgen Ligi on Eesti Vabariigi rahandusminister. Järjekordselt. Ta on igal pool minister olnud. Ta on olnud kaitseminister, ta on olnud haridusminister, ta on olnud nagu minister. Ministrissimus. Jürgen minister Ligi, tal võiks keskmine see middle name või keskmine nimi ka olla. Minister. Ja. Kuule nüüd tähelepanelikult. Kõik võimuläbirääkimised on potentsiaalne trauma riigi rahandusele. Niipea kui hakkad läbi rääkima kellegiga miskis suhtes, ükskõik kellega, ükskõik mis asjus. Niipea kui sa hakkad praegu midagi seda laeva kõigutama, see on trauma riigi rahandusele. Mis siin on siis monarhia, diktatuur, türannia, mis sõnu veel võiks riigi selle rahanduse? Karussell, kust aeg-ajalt lendab. Ja seal ei tiirle mitte raha, vaid meil tiirleb Paljassaare see puhastusjaama jäätmed tiirlevad. Ja mida kiiremini see karussel kiiremini liikuma hakkab, seda kaugemale need pritsmed ja sealt ka tahkematerjal lendab. Ma saan niimoodi aru. No, füüsikaseaduste järgi. Ja siis tuleb Jürgen Ligi kuskilt välja üleni valges ja ütleb, kõik võimuläbirääkimised on potentsiaalne trauma riigi rahandusele. Ärge tülitage mind nendes küsimustes. Mis puudutavad rahandust. No jah. Jah, no selge. Siseministrist ka midagi. Siseminister Taro soovib valitsusele, kuula nüüd, sisekaitselist nõuannet. Mis asi see on? Soovib valitsusele sisekaitselist nõuannet. Ta nagu räägib eesti keelt ju, või? Ei, no kõlab nagu eesti keel. Kõlab nagu eesti keel, jah. Aga mis asi sisekaitseline? Teab, kelle eest ta nüüd midagi, keda kaitseb ja nõuannet. Vaata, kui Diogenese käest kunagi küsiti, et miks sa tünnis elad, siis ta ütles, et hüva nõu on kallis. No, sellepärast pidigi tünnis olema siis. Aga niisugune asi juhtus. Nii et võt sellises seisus me kallis sõber oleme. Nii. No siin on, küsimusi tekib hulgi. Kui me ei saa enam aru, mida me ütleme, mis õigus on meil nõuda, et see, kes kuuleb meie ütlemist, saaks aru, millest me mõtleme ja käituks õigesti. Me jõuame tagasi oma saate alguse juurde. Ei ole vaja mõtisklusi ja ei ole vaja mingisuguseid arutlusi selle üle, mis üks või teine asi tähendab või võib tähendada, mis üks või teine liigutus kaasa toob või kaasa toomata jätab.
milline on need latentsed tagajärjed või tulemused, mida ei näe, mis avalduvad võib-olla hiljem ja millised on kohe avalduvad. Pole vaja neid mõtisklusi, vaja on käske, vaja on selgeid mingeid korraldusi ja vaja on otsekohe jätkata sellega, mis saab teiega, millised on sanktsioonid, kui nendele korraldustele ei jätku. Muide, Ukraina raadas oli selline väga huvitav asi. Väga palju Ukraina saadikud, Ukraina ametlikud saidid või need leheküljed, ka valitsuse oma muide. Strana UA ja mitmel pool, aga meil ei loeta neid, ma ei tea, kas ei saada ukraina keelest aru või ei ole neid oskajaid või milles asi. Ja seal oli täpselt samamoodi, et nüüd oli see maavarade lepe, mis allkirjastati Ameerika Ühendriikidega. Neid lepinguid oli tegelikult 3 erinevat. No ja tingimused, mis seal USA võttis selle, mida ta tahtis ja mis Ukrainalt läks, olid sisuliselt, võetakse tagasi kõik, mis sinna antud on igasuguse abi näol ja protsendid on niimoodi, et ajab ahhetama. Aga olgu pealegi. Ja siis oli niisugused ja Ukraina raadas Kiievis väga paljud saadikud võtsid selle vastu sõna, et kuulge, kas on ikka õige anda riigile ja rahvale kuuluv see vara ja ei tea mingite kaheldavate tingimuste eest, muide ega saadikutele ka neid tingimusi ju ei tutvustatud. Need olid kõik, kas salajas peetud või igal juhul nendest ei räägitud. Ja oli oht, et väga suur osa raada saadikutest, raada pidi nimelt, ehk Ukraina parlament pidi selle heaks kiitma, selle maavarade loovutamise lepingu. Sisuliselt on see maavarade loovutamise leping ja seal oli punkte veel juures, mitte ainult maavarad, vaid ka väga paljud muud igasugused fondid ja mida sealt Ukraina kunagi võimalikult äkki hakkab mingit kasu saama, siis see läheb otse kohe mingisse ameeriklaste hallatud fondi ja nii edasi, et ameeriklased tegid puhta töö. Väga kvaliteetselt, hästi Ameerika poolt vaadates, suurepärane, väga hea leping. Näš ja done. Jah, aga teiselt poolt vaadates loomulikult ei ole see meie asi arutada, on see hea või halb. See oli Ukraina raada otsus, meil jääb selle vaid nentida, et selline see otsus on ja pole meie asi. Ja nii ta on. Aga ka enne seda hääletamist andis, mitte ei andnud mõista, vaid ütles otse Ukraina president Zelenski välja, et kui keegi kavatseb vastu hääletada, siis kehtestab ta isiklikud sanktsioonid kõikidele neile, kes vastu hääletasid. Vastu ei hääletanud mitte keegi. Muide, endine president Pjotr Porošenko on juba sanktsioonide all, tal on keelatud, likvideeris ära praegune, likvideeris võimaliku järgmise presidendi kandidaadi, kui need valimised kunagi ikkagi tulevad, võttis selle maha, keelates tal sanktsioonide all ja üks sanktsioon oli keelab presidendi kandidaadiks ennast üles andmast just nimelt. Jah, et ei esita siin midagi. Lisaks sellele võeti talt ära kõik, mis tal oli, peaaegu. Mõned aktiivid välismaal vist ilmselt on jäänud siiski. Aga ka paljud teised ta on likvideerinud sisevastased kõik, kes võisid olla mitte ainult nende lepingute vastu, vaid ka ei ole rahul sellega, mis praegu toimub. Aga neid muide, kes ei ole rahul, on üsna palju. No ega aru saada, sõjaolukord ja segadus ja ei ole lihtne, ega neil lihtne ei ole. Sõjaolukord, sa ütlesid, see kohe torkas mulle nagu see samune. Praegu on ju ettepanek, et Euroopa Liit maksaks 1% oma, mis asjast, SKP-st või Ukrainale. Oot, siin on jälle natukene vääriti aru saada. Lost in translation jälle. Jääb selline mulje, nagu võetakse mingi pakk raha ja saadetakse see Ukrainale. Kui esiteks, see tähendab kõik võimalikku abi. Enamus sellest rahast ei lahku kunagi kodumaalt. Seda muidugi. Vaid need jäävad krediitide ja aktiividena ja igale poole üles ja lõppude lõpuks peab Ukraina kunagi, praeguse seisuga nähtavas perspektiivis tal selleks võimalusi muidugi ei ole, aga võetakse teisel viisil. See vaene maa on kannatanud juba esimese maailmasõja
hakkasid sakslased sealt välja vedama mitte ainult vilja, vaid ka mustmuld. jah, aga siin on see küsimus, et vaata, kui keegi annab kellelegi, no ütleme raha või no kas see jõuab sinna või ei jõua või lihtsalt on leping, et ma annan sulle raha võlgu ja raha sinu kätte ei anna, aga ei, ma annan sulle, ma ise toodan, aga Marshalli plaan oli pärast sõda ju täpselt see sama. Ameerika Ühendriigid dikteerisid, kuhu, kui palju ja mida võib kulutada, vot seda võite ehitada, aga loomulikult kõik selle toorme ja kõik selle ostate meie käest. Tehnoloogia ostate meie käest, riistabud ostate meie käest, kõik selle ostate meie käest. Aga siin on see küsimus, et kas siis vastukaubana Ukraina osutab Euroopa Liidule Venemaaga sõjapidamise tsentri teenust? No. Sellest räägib muide isegi Rand Corporation, et sellest on räägitud väga pikalt. Muide isegi Boris Johnson, endine Briti peaminister, kes praegu on küll kolumnisti staatuses, aga veel olles peaminister, ütles otsa välja, et see on meie proxy war, ehk siis see ei ole mitte Ukraina-Venemaa sõda, vaid see on meie proxy sõda Venemaaga. No, praegu tsiteerisime Boris Johnsonit, mitte see ei ole meie seisukoht selle puudub, meil ei ole neid andmeid, me ei tea, aga nii ütles Boris Johnson. Vaata, meie tänane vestlus või kuidas seda kutsuda, mis sina teadsid ju varem, mida sa ütled, minul ajas see ihukarvu püsti ka natukese aja takka. See tuletab meelde, et meil on hetkel jälle pingeseis õpetajatega. Et võib-olla tuleb suurem streik ja siis veel see teema, et tulge hakake õpetajateks. Mida see tähendab? Tead, see tähendab, ma võin sulle suures laastus öelda. Praegune ka koalitsioonileping, mida väidetakse, et see on suuresti Kristina Kallase nägu ja suuresti pühendatud haridussüsteemile. Ma väidan, et see tegelikult ei ole niimoodi. Võtke see mõiste lahti haridus. Seal on üks sõnavaht ja rohkem mitte midagi. Ja nüüd pange, jääb selline mulje, et vaata uus koalitsioonileping, ma pean siin silmas Eesti 200 ja siis Reformierakond, suur osa on ikka haridusküsimustele, mõtle, missugune tähelepanu, hoolitsetakse haridusest. Nüüd võtke, üks on see teeside ehk loosungite kogum, mis lauselt lahti võttes ei tähenda mitte midagi. Teine asi on reaalne elu. Mis toimub reaalses elus? Koole pannakse kinni, õppetase on drastiliselt langenud, päris tõsiselt. Ärge hakake siin rääkima mingit PISA-teste või midagi taolist, mida need näitavad, me võiksime selle üle pikalt diskuteerida. See tase, no ma toon teile näite, kui süntaksid õpiti 60-ndatel, 70-ndatel aastatel, eelmisel sajandil, õpiti 7. klassis, siis praeguseks on 3. kursus Eesti filoloogidel on see mõiste tundmatu. Lause liikmeid ei tunne 7. klassis, 50 aastat tagasi õpiti seda 7. klassis. Koole pannakse kinni, kõike ümardatakse, kõike lihvitakse, kõike kuidagi moodi unifitseeritakse, kõige selle taustal. Koolis on õpetajad suurel määral, kes on loomulikult üle töötanud ja kelle koormus on tohutu suur. Miks ta selliselt on välja kujunenud? Aga meil ei ole neid inimesi, kes õppekavasid suudab kinni. Meil puudub inimene üleüldse haridusministeeriumis, kes teab, mis asi on haridusökonoomika, on terve distsipliin muide olemas. Ja nii edasi, ja nii edasi. Üks asi on, mida Kristina Kallas räägib või jätab mulje. Teine asi on, mis Eesti koolisüsteemis tegelikult toimub. Ja see on hoopiski hullem. Hoopis hullem on see, et kui sina, Andres Raid, teed ühe kooli, hakkad pidama loenguid grupile, noortele inimestele. Sa pead teadma, miks
sa seda teed ja mida need inimesed sinult saadud teadmistega peale hakkavad. Aga kui, ma olen siin hõisanud 10 kordi, et riigil puudub eesmärk. Aga keda me siis koolitame, kes tippeesmärgituid või? Aga ei olegi eesmärki, ei ole siiamaani keegi mitte kuskil sõnastanud. Räägitud on ainult mingitest vahenditest nagu nõukogude ajal laiendada, suurendada, parandada. Eesmärgi sõnastamist ei rahastata piisavalt. Sellepärast ei olegi. Vot veel 2 miljonit ja meil on 2 aasta pärast eesmärk sõnastatud. Me hakkame siis vihjama või panustama. Oota, mis see oli? Tuletisi. Oota, kohe ma ütlen sulle, kuidas see oli. Mul oli see ju kirja pandud. Tagamise teenuse hankimise tagamiseks. Aitäh, Andres Raid, väljauuriv ajakirjanik. Ma usun, me kõik oleme praegu palju targemad ja mindagu nüüd peegli juurde ja kammitagu juuksed uuesti pea ligi, sest nad võivad olla natuke teises asendis. Ja kes julgeb, paneb Nõmme raadiole õla alla, kes ei julge, ega ma pahane ei ole. Elu on selline, aga aitäh toetajatele ja meie püha sõda läheb loomulikult edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.